Tere tulemast Turkish Airlines korvpalli Euroliiga õhtusse. 26. voor viib meid esmalt Monacosse. Loomulikult ilusad vaated ja aina paremaks seal läheb. Juba on kevad õhku õhus, aga mis õhku meil hallis täna on, kohe saame näha. Kaunase Žalgiris tuleb külla siia ja ei ole siis teatavasti Kaunasel enam püüda turniiritabelis küll mitte midagi muud, kui võib-olla hooaja lõpuks tulla välja viimaselt kohalt. Hetkel siis on neil vaid 3 võitu ja kaotuseid on kogunenud 19. See on siis 26. vooru kohtumine, kuulame juures Tovtsi. Tere õhtust korvpallisõbrad, tere õhtust TV3 spordikanalite vaatajad. 26. vooru mängudega saabumas Euroliigas kätte haruldane hetk, kui järgmiseks nädalaks minnakse kohalike karikavõistluste finaalturniiride tarvis väikesele pausile. Ja midagi pole öelda, Euroliiga kalendri tegijad on ilmselgelt hoidnud meeles, et Euroliiga selle nädala jooksul kellelgi ei ununeks. Viimaseks selle väikese pausieelseks kohtumiseks on nad siia reede hilisõhtusse sättinud ülima duelli, mis üldse kaardipakist võtta on. Tänavune teine El Clasico Euroliigas, kokku 4. korda sel hooajal Real Madrid Barcelona. Tere õhtust, head korvpallisõbrad. Euroliiga 26. voor kirjade järgi läheb käima tänasel päeval. Osa mänge on juba oma alguse saanud, aga meil siin tuleb ülekanne Lyonist, Villerbani lähistelt, kus Villerbani Asvel võtab vastu Ateena Panathinaikose. Ja tere õhtust ka minu poolt kõigile korvpallifännidele, et no saab põnev olema, et nagu ka stuudios räägiti, et peatreener puudu täna Raplal ja nagu me teame, ka Pärnu poolel oli sama olukord siin mingi aeg tagasi Kalev Cramo vastu ja me kõik teame, kuidas see lõppes, et suure üllatusega, et vaatame, et Toomas Annuk on kindlasti õnnelik, et ta saab nüüd üle pika jälle peatreeneri tooli ühesõnaga proovida, et vaatame, kuidas see asi meil välja kujuneb. No rääkisime stuudios, kui tuleme võtmeaspektide juurde, siis rääkisime eelkõige lauavõitlusest, Kristo, et mis sinu hinnangul need võtmemomendid võiks olla, millele me peaksime hakkama nüüd tähelepanu pöörama, just pean silmas selle mängu võitmise osas? No ilmselgelt on näha, et Pärnu on ka sellele keeranud tähelepanu ja pööranud, ütleme nii tähelepanu, et Maleiko pole viimased 2 mängu mänginud, täna on kohe põhiviisikus, et